Vaadates viimasel ajal ajakirjandust ja sotsiaalmeediat on Tallinna linna tabanud suur probleem ja ma olen tulnud praegu siia probleemi keskmesse. No kui täpne olla, siis neid probleeme on ligi 1000, aga üks selle esindaja on siin, need minirollerid. Sellise masinaga ei tohi sõita kõnniteel, sellega ei tohi sõita alaealised ja sellega ei tohi sõita mitmekesi. Ühtlasi on see keeldude nimekiri ka nimekiri sellest, mida nende masinatega ikkagi tänavatel tehakse. Ja ega kontrolli sisuliselt pole. Tõepoolest MUPO ressurssi nii palju, et igal tänavanurgal seista, seda ei ole. Ja siin paljuski linn ju koosnebki oma kodanikest ja kindlasti siin on oodatud kodanikuaktivism, et teavitada siis ettevõtet, et toimus ka nende teenuse tingimuste rikkumine, seadusrikkumine ja sellisel juhul need kasutajakontot blokeeritakse. Nii, toimetaja ütles, et kui lugu on minirolleritest, siis ma pean sõitma ka. Proovime ta siis avada. Kõigepealt on juhised, et kõnniteel sõita ei tohi. No minu arust nad sõidavad kõnniteel, aga siin on ka lause, et Lätis, Leedus tohib. Nii et ju siis on palju turiste, aga tuleb skaneerida. Nii. Oh jumal, lisa oma kaart ja maksevõimalused ja nüüd läheb aega. Üks probleem ongi vanusega. Alaealine sõita ei tohi, aga ikka sõidavad, sest äpp usub kõike, mida neile väita. Muidugi pole alaealistel ju ka teadmisi liikluseeskirjadest, aga masin on suhteliselt raske ja kiire. Renditeenust pakkuvad ettevõtted on öelnud, et tulevikus nad kindlasti karmistavad ka vanusepiirangute kontrolli, kuigi täna tegelikult ei seadusandlus võimalda seda ega määrus võimalda seda siis nõuda linnavalitsusel. Selle sõidu puhul hämmastab mind hoopis kõige rohkem see, et ma ütlesin äpile, et ma olen täisealine, aga sünniaastaks sisestasin 1. jaanuar 2010, mis teeb mu vanuseks 15 aastat. Äpp oli täitsa nõus, võta roller ja sõida. Tallinna linnavalitsus kehtestas täna reeglid renditavate kergliikurite, pisimopeedide ja jalgrataste kasutamiseks. Piirangud seatakse kiiruse ja parkimise osas ning ettevõtted peavad tagama, et on olemas tehnilised lahendused kiiruse ja parkimise jõustamiseks. Kiiruspiirangud olenevad piirkonnast ja kellaajast, ulatudes 10–20 kilomeetrini tunnis.